Täiuslikku tervist sulle, armas valgusolend, ja soovin sulle südamest tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänane selline meeldetuletus on kõrgemast sagedusest ehk siis kõrgema sagedusega koos elamine on pigem selle pealkiri täna. Ja see tuli nagu seoses sellega, et ma usun, et kõik, kes me oleme kõrgemas sageduses olnud võib-olla juba pikemat aega ja tõuseb see sagedus meis tõuseb järk-järgult kogu aeg, ilma et me midagi peaksime spetsiaalselt isegi selleks tegema. Ja kogu selle asja tarkus on võib-olla see, et mina olen märganud vähemalt seda, et mida kõrgema on meie sagedus, mida sügavamalt me oleme tervendanud oma mineviku haavasid, seda enam ja seda rohkem meie endi kehad ja ka energiakeha reageerib madalatele sagedustele. See tähendab seda, see väljendub niimoodi, et selline kõvahäälne, kaootiline keskkond muutub täiesti nagu mittetalutavaks. Mõttetud võltsid, vestlused kellegiga tõmbavad justkui meilt energiat kohe, nii kui me sellesse oleme mingil hetkel sunnitud minema või keegi üritab meiega sellist vestlust pidada. Ja viibimine negatiivsete või mittesiiraste inimestega tundub võib-olla täiesti füüsiliselt selline kurnav. Minul on küll nii. Ma usun, et paljudel teist on nii. See tähendab seda, et kui meie intuitsioon muutub teravamaks ja me muutume meil tuleb nagu tugevam võime või see võime suureneb lugeda teise inimese energiaid või üldse ümbruse keskkonna energiaid, siis me tajume neid asju enne, kui meie meel suudab neid läbi töötada, seda energiat, seda informatsiooni, ja sellepärast me tunneme ennast sellistes olukordades väga ebamugavalt. Ja tulemus on see, et me õnneks enamikul juhtudel instinktiivselt nagu distantseerime ennast kõigest sellest, mis meie sisemist rahu häirib. Ja kui sa pole seda instinktiivselt teinud ja kui sa avastad ennast sellistes olukordades, siis sinul on vastutus, ehk siis meil kõigil, minul ka, ütleme siis meil on vastutus liikuda nendest olukordadest eemale ja valida see, kus me saame olla enda keskmes. Ehk siis meie vastutame ja valime oma inimesed, kes on meie ümber, valime olukorrad, kus me oleme. Ja kui keegi ütleb, et aga ma ei saa, mul on töö juures ju selline olukord ja sellised inimesed, siis sinu valik on, kas sa tuled sellest töökohalt ära ja valid uue või jääd sellesse samasse kohta. Ja kui sa jääd samasse kohta, siis tõenäoliselt midagi ei muutu ka. Ja kui sa ütled, et ma ei saa seda teha, siis mõtle natukene, et mis on selle hirmu taga või mis on selle ei saa taga. Ja loomulikult vastus on ei saa taga on hirm tuleviku ees, hirm selle ees, et mis võib ja äkki ma ei saa üldse tööle kuskile ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis probleemiks on see hirm, mis on alati suunatud tulevikku ja millel ei ole tavaliselt reaalselt olukorda veel taga. Nii et sellised mõtted täna ja kohtume taas Valguse kanalil. Kohtumiseni.